Tere taas! Täna tuleb üks vaikne õhtujutt. Selline, mida on hea kuulata siis, kui tuba tundub natuke liiga vaikne. Võlusopi 26. lugu. Ei taha üksi magada. Õhtu oli juba vaikselt kätte jõudnud. Siira seisis oma toaukse juures ja vaatas sisse. Tuba oli täpselt samasugune nagu iga õhtu. Laud, voodi, tekk, väike lamp akna kõrval. Ma ei taha veel, sosistas ta. Vaikus oli seal ees ootamas. Mitte halb vaikus, aga selline suur. Siira ohkas. Aknast paistis pehme õhtuvalgus ja korraks tundus, nagu liiguks selles valguses midagi. Ta astus aknale lähemale ja siis ta nägi Frederik. Tema särav sinised tiivad liikusid aeglaselt, nagu tooks ta endaga kaasa rahu. Siira avas akna. Kas sa ei taha täna üksi jääda? Küsis Frederik vaikselt. Siira raputas pead. Tuba on sama, aga tunne ei ole. Frederik jäi hetkeks õhku hõljuma. Tunne ei ela toas. Ta tuleb sinuga kaasa. Samal hetkel kostis tuttav hääl. See tähendab, et probleem ei ole konstruktsioonis, ütles Runo, astudes akna juurde, vaid sisemises süsteemis. Siira muigas nõrgalt. Runo sättis oma prille ja tõstis käes oleva väikese laterna. Ma töötan selle kallal. Laterna valgus oli pehme ja soe. See peaks töötama keha soojuse pealt, lisas ta vaikselt, kuigi hetkel veel harjutab. Siira vaatas laternat. Päris äge leiutis. Runo noogutas ja ütles siis. Magamine on tegelikult väga huvitav protsess. Kas tead, et aju puhastab end une ajal nagu väike õine koristus? Siira ei naeratanud ka seekord. Aga pimedas on kuidagi teistsugune, ütles ta. Nagu kõik mõtted tuleksid korraga ja siis tundub, et ma olen päris üksi. Runo kortsutas kulmu. Aga sa ei ole ju üksi. Su tuba on olemas, sinu voodi, seinad, lagi. Jah, aga tunne ei kuula seda, ütles Siira. Nad jäid hetkeks vait. Kuskil liikus tuul ja eemalt kostis vaikne nuuskimine. Lumi tuli mööda rada, tema koer kõrval. Kas teil on õhtune koosolek? Küsis ta pehmelt. Ma ei taha täna üksi magada, ohkas Siira. Kõik tundub kuidagi tühi. Frederik liikus veidi lähemale. Kuula kõigepealt oma hingamist. See on alati sinuga, isegi pimedas. Runo noogutas.
see töötab täiesti automaatselt. Siira proovis. Ta hingas sisse ja välja. See on rahulik, ütles ta üllatunult. Lumi naeratas. Ja kui sa kuulad natuke kauem, siis märkad, et pimeduses on veel palju asju. Nagu mis? Küsis Siira. Vaikus, ütles Lumi. Ja su enda mõtted, aga aeglasemad. Runo tõstis sõrme. Ja päris helid ka, tuulputukad ja vahel lumikoera nuuskimine. Siira muigas. Aga kui mõtteid tuleb liiga palju, küsis ta. Frederik liigutas aeglaselt tiibu. Siis ei pea sa neid kinni püüdma. Mõtted on nagu rändlinnud. Nad tulevad ja lähevad. Ja sina ei pea nendega kaasa minema, lisas Lumi. Runo noogutas. Nagu vaataksid rongi, aga ei lähe peale. Siira muigas juba päriselt. Okei, see on päris hea. Hetkeks jäi kõik vaikseks. Siis ütles Lumi. Kas sa tahad proovida midagi? Siira noogutas. Kujuta ette, et sinu voodi on pehme nagu sammal. Siira sulges silmad. Ja su tekk on nagu soe pilv, lisas Runo. Pilved on tegelikult pehmed veeauru kogumid. Runo, sosistas Lumi. Okei, lihtsalt pilv, parandas Runo kiiresti. Frederik naeratas. Ja kui sa seal lamad, siis maailm ei kao ära. Ta lihtsalt muutub vaiksemaks. Siira avas silmad. Kõik tundus tõesti pehmem. Ta haigutas. Tegelikult ma olen päris väsinud. Me oleme sinuga, ütles Frederik. Sinu mõtetes, sinu südames. Runo tõstis laternat. Ja kui sa tahad, võid võtta midagi enda kõrvale, ütles ta. Midagi, mis meenutab, et sa ei ole üksi. Siira vaatas oma toas ringi ja haaras kaisuka. See tuleb minuga. Lumi naeratas. Hea valik. Tema koer tõmbas teda edasi. Hea tööd, ütles Lumi. Hea tööd, vastasid teised. Siira haigutas veel kord ja lehvitas. Ma arvan, et ma proovin nüüd magama jääda. Frederik tõusis õhku. Proovimine ongi julgus. Runo läks oma laternaga kodu poole. Frederik kadus vaikselt öösse. Siira sulges akna. Ta ohkas. See oli hea ohe, rahulik. Ta ei kiirustanud. Ta läks voodisse ja hingas rahulikult. Ja nii sai Siira aru,
et üksi olemine ei tähenda üksi jäämist. Vahel on pimedus lihtsalt koht, kus saab kuulata oma hingamist, oma mõtteid ja tunda, et kõik on alles. Üksi magama jäämine võib olla nii rahulik kui ka turvaline. Kui sa kuulad iseennast, märkad, et sa ei ole kunagi päriselt üksi. Sa oled hoitud, sa oled kaitstud. Nii on.